Põnevad mängumaailmad leiad Kuulbetist. Kuulbet, alati mängus. Tere tulemast kuulama NBA saadet Kuulbeti 6. viga. Vaatama ka. Ja vaatama ka ja YouTube'is. Kuupäev on 3. aprill, kui me oleme stuudios ja oleme taas jälle viiekesi stuudios. Lisaks tavapärase nelikule on ka jätkuvalt meiega Rain Raadik. Tere! Tere! Piinatav. Ja nüüd on tõesti ta piinatav, nüüd hakkab saama ikkagi ka meilt küsimusi, mitte ainult meie live kui vaatajatelt, vaid ka ikkagi, meil on ikkagi korralikud küsimused ette valmistatud. Ja mina alustan kohe sellega, et enne kui me üldse samalisega alustada, siis peame jällegi alustama uudisega, sest ja seekord on päris uudis, mitte mingi Charlotte Hornetsi treeneri uudis. Nimelt siis tuli teade just paarkümmend minutit tagasi, et Vince Carter ja Chauncey Billups on valitud mõlemad siis NBA kuulsuste halli. Nüüd on mul küsimus, et kas te arvate, et need mehed olid väärt seda? Sest kumbki ei olnud just esimese kategooria, ütleme nii, et superstar mängija väga pikka aega. Ma alustan sellest, et sa, kui nagu rääkisid, siis ma kuulsin, et oli Linsaneti, aga ma sain ikka aru, et Vinsaneti. Siis on, siin pole mingit küsimust, et need siin võivad minna. No ütleme nii, et mina arvan ka, et arvates, mis oli ikkagi Vince Carteri populaarsus nullindate alguses, kõik tema tõi selle NBA pealpaneku võistluse massidesse, olgem ausad, tema see pealpanek üle prantslase seal Sydney olümpial on ikkagi paljude korvpallisõprade vaieldamatu lemmikklipp läbi aegade. Ja mis puutub Billups, siis ta on vist ühe kõige ikoonilisema NBA tiimi ikkagi peadirigent oli. 2004 Pistons on siiamaani räägitakse, et kuidas see tiim sai tiitli, kuigi kui sa vaatasid mänge tol ajal, siis saigi Billupsi toel, sest Billups pani ikkagi korduvalt neid rasked viskekotti ja ta tegi pidevalt tiimi enda ümber paremaks ja Billups oli üks neist haruldastest meistest, kes minu arust alles oma 5., 6., 7. aastal hakkas tegelikult alles õitsema niimoodi korralikult, et ta enne oli kuidagi nagu sugune kohver pakitud. Enne oli sugune nagu kõrge trahti valik, kes nagu oli kes oli nagu pettumust valmistav, natukene nagu ei tulnud seal mitte midagi. Tal oligi kohver pakitud, Denver, Boston valis Denver, siis ta oli idas uuesti, edasi-tagasi. Oli mingi varumängujutt ka vahepeal isegi, et mõeldakse, et ei tule seal mitte midagi, siis Detroit ja järsku läks karjäär nagu plahvatas nagu leikideks, aga mis on teie mälestused Billups ja Carteriga? Billupsist räägiks seda, et just vaadata neid seeria, mitte et ma oleks neid niimoodi täies pikkus kõiki mänge järjest vaadanud, aga ma olen neid mänge vaadanud. Esiteks need skoorid, mis olid, need olid ju 80, 70. Eesti liiga skoorid, Et seal anti kuuma ja siis teine referents juurde, et need tolle aja Detroiti mehed ju olid seal All-Staril ka ja siis oligi olukord, kus pandi 4 või 5 Detroiti meest pandi kohe, nad said ju sinna All-Staril kõik sisse, pandi mängima ja siis lihtsalt kõik pandi lukkuna. Et näidati kohe ära, et kuidas need vennad panevad oma selle kaitsepussi püsti, võtsid ka selle kõige aegade raskema selle Shaggy võtsid maha, vaata see Wallace, eks. Ben Wallace oli. Ja aga see All-Star mäng, millest räägid, see oli siis nad pandi, kui nad juba olid meistrid. Jaa, see oli hiljem. Et tegelikult siis, kui nad tulid meistriks, siis mina ütlen ausalt, ma ei olnud üldse Detroiti fänn ja see Billups oli nagu eriti nõme mängija, aga paljud suured mängijad, kui nad karjäär kestab, siis nad ei meeldi sulle. Ja hiljem, kui see karjäär läbi on, siis hakkad mõtlema, et millega see mees nagu tegelikult hakkama sai. No see on Detroiti saatus. Aga Vince'i osas, et see oli selline eeskuju, et nüüd kõik tahavad üle teiste hüpata. Enne seda nagu ei olnud sellist varianti, et seal on ka üks see what if, et kui oleks olnud Tracy McGrady ja Vince oleks koos olnud Torontos. Vaata, nad läksid ju laiali. Või Orlandos koos, räägite ka seda varianti. Aga Vince Carteri legendaarne Gunnar Warreni rõngasse on ja siis teine asi on ikkagi, millega tänane NBA fänn võib seostada, on see longevity, ehk siis kui kaua mees kestis liigas ja me räägime siiski, et mitte see Miami variant, kus mees plaksutab aastaid seal pingi peal, vaid ta sai iga mäng peale ja oli tegelikult oluline lüli. Nüüd muidugi Bron viib selle täiesti uuele tasemele. Aga me räägime ikkagi ka grade A superstarist ja ta näitas, et on võimalik isegi selline põrkepall nagu tema, kes on elanud selle meeletu tongi ja nende hüpete ja kõige selle peal, on kaua liigas, paneb 3 värki juttu ja nagu kestis. Nii, Rain, mis sulle mõlema mehega esimesena
mul on Vintsiga on küll siuke asi, et ma ei tea, kas ta nii kõvad NBA fännid olete olnud, nagu mina nagu nooruses olin, et mina olin nagu siuke mees, kes saatis kirju. Oho. Ei, seda me just ei teinud, jah. Saatsin kirju, et umbes, et suur fänn, arvates need on lugenud, aga mis ma kirjutasin sinna. Aga kusjuures ma mäletan, Toronto Raptors oli üks klubi, ma saatsin mul oli lausa märkmik kõik, et millal ma saatsin ja kõik no. Ja siis kusjuures ma mäletan, et mul oli, ma ei tea, mitu postrit, Vince Carteri postrit oli. Kuna Toronto Raptors oli see, kui ma saatsin talle kirja, ma saatsin kohe nagu tagasi ka, mingi paar nädalat hiljem nagu. Mingid kleepsud, posterid, igasugused mingid värgid ja särgid, eks ju. No, et hästi arendatud fännikultuur tegelikult ju. Jaa, selles suhtes küll, mõtlus oli ju 20 aastat tagasi või? Põhimõtteliselt küll, jah. Ma olin mingi 10. Kusjuures Vintsist on ju tehtud ka dokumentaalfilm, mis oli ka siin Tallinnas Pöffi ajal, minu arust tuli alguses linastusele, kus siis räägitigi Vince Carteri mõjust sellest, et kuidas tema tulek Torontosse tegelikult mingis mõttes päästis profikorvpallide Kanadas, et olid juba tegelikult jutud levimas, et võib-olla Toronto peab, Raptors peab kolima ära, sest ei tule seda rahvast taha ja siis Vince oma eeskujuga ja oma elektrilise mänguga ikkagi tõi selle rahva uuesti saalidesse ja hakkas see fännikultuur seal arenema, mis lõpuks päädis sellega 2019 tuli lõpuks Torontosse ka tiitel, kus siis hakkas tõeline kossupõmm lahti, ja Vince Carter on ka väga suur eeskuju paljudele tänavustele Kanada noortele meestele, et Lou Dort, Shea Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, kõik ütlevad, et kui ma olin väike poiss Kanadas, siis Vince Carter oli minu jaoks see nagu number 1. Air Canada. Aga see Torontol oli tõepoolest, ei olnud asi üldse kaugel, et oleks tabanud sama saatus nagu Vancouveri võist ja nagu Vince Carter minu jaoks oli see, et kui sul olid Vince Carteri tossud, need Shocksid, mis esimesed tulid, kõik me mäletame neid tosse, siis nagu need tossud, siis sai juba parem mängija kui see, kelle vastu sa mängisid. Kurat, kus neid sai kammitud poodidest. Oi, mul on siiamaani alles. Need olid kusjuures Nad olid kõrged, nagu tagamängijal, nad ei olnud kõige mugavamad, nad olid kõrgemad. Nad olid tegelikult jalgadele ka väga halvad. Ei olnud head tossud, jaa. Ülbed olid. Ei, nad olid ülbed, aga seal oli see Soksiga oli see, et ta tegi külje peale seda liigutust. Ta ei hoidnud nagu üles alla, vaid ta nagu vajus külje peale läbi. Mis ei ole hea ilmselt. See oli väga halb nagu, aga see oli jõhker marketing nagu, mis sealt tuli nagu. Nii, aga nüüd lähme siis Raadiku pinnimise juurde ja ma tahaks anda esimese küsimuse au ikkagi Erkile, kes tunneb sind vist tavaliselt kõige paremini ja... Oota, kõigepealt ikkagi kapi kommentaar. Alustame kapist. Kes on NBA kapp? Must Jeesus. Siin pole küsimuski. Ehk siis Jordan Boys. Michael Jordan, jah, minu jaoks. Sa oled natukene vanem ka juba, vaata. Minu jaoks on, jaa, ma ei tea, mul on kuidagi, tema ikkagi, kui ma hakkasin jälgima seda korvpalli või seda, tema ei mänginud seda, aga kuidagi, ma ei tea, tema mõju on kõige suurem igastahes. Minule on küll Visard siis mängis. Kas sa oled nõus sellega, et see kapi jutt on tegelikult loll, et see on ikkagi ajastuta kapid, mitte jah, see on ka natuke, see ei ole pädev, aga igal pennal võib lemmikmängi olla ja mina ütlen, ma muidugi pean siin natuke, Kobe ei jää väga palju alla, sest Kobe oli, ma olen oma isa kaotanud, aga 26 jaanuar 2020, see oli kõigile raske, see oli väga raske. Ma ei uskunud niimoodi hitib, nagu niimoodi, et ma olin nagu 2 päeva, ma olin nagu trennis nagu täiesti omadega kuskil, ma ei tea, kus kohas treener küsis ka, et sul korras kõik, ma ei hakanud ütlema, kuule, Kobe suri ära. Ma ütlesin lihtsalt... Kes sul treener oli selle? Seits, see noor. Okay. Ja ma ütlesin lihtsalt, et ma ei tea, et nagu enestunne natuke halb ja selline ei ole kõige parem. Siis läksin põhimõtteliselt koju, hakkasin nutma lihtsalt. Saad aru? Nii jõhker hitt oli, ma ei saa aru, täiesti uskumatu. Ma nutsin kohvikus ka. Täiesti uskumatu. Ardo, seal oli vist teil oli mingi mäng ju ka vist või? Ja Steniga oli meil siis, kui ta luksus nutta mul selle kõrval ja mina pidin üks mängu kommenteerima. Et see oli see esimene mäng kohe peale seda teatis. Täiskasvanud mehed kukuvad. Ja, aga tal oli vaata tätokad ja värgid ka, need mambad, et tal oli... Pole kunagi näinud, pole kunagi oma silmagi näinud midagi lihtsalt niimoodi, siukse paugu pani mulle, et mul oli küll niimoodi, et Seda sama hetke, minu mitmed USA tuttavad said minu käest teada, et siuke asi juhtus ja siis nad ütlesid, et kuule, ma ei tea, maga välja. Mis pärast oli nagu see, et kust sa teadsid seda? Okei, kapi küsimus on küsimus, kas ta minna edasi? Jaa, sest et ma tahan küsida, see plakati kohta, sa järgelt kuulad meid või?
Ja ikka jah, ikka. Miks sa raiskad oma aega sellele? Ma ei tea, kuna ma ise nagu niimoodi nagu, ma olen suht siuke suur podcastide kuulaja selles suhtes, aga ma ise, nii palju kui ma ütlesin, et ma vaatan nagu tulemused vaatan üle, aga et nagu nii-öelda natukene veel rohkem sees olla, et siis nagu kuulangi sellepärast kuulangi teid. Kinnita või lükka ümber, et kas me seda nagu oleme tabanud, see ei ole meil kuidagi kirja pandud statuut, aga et me suudame kuidagi panna selle mingi kogu selle info hamburgerisse, et sa nagu lihtsalt sööd selle ära, vaata, ja sa saad kiiresti selle info kätte. Või on meil ikkagi lappes siin asjad? Ei, lappes ei ole midagi, ei, ma saan... Ole aus. Ma ei ütle konkreetselt, et ma panen nüüd läpaka ette ja nüüd hakkan niimoodi vaatama. Seda kaerajaani vaata. Ta käib ikkagi nagu kuskil niimoodi taustal, aga ikkagi kuulen niimoodi, et natuke kursis ma kuulan ka Redikut trenni kõrvale. Ma ei ole kogu aeg, et mis ta seal räägib. Lihtsalt, et kursis hoida. Kuivõrd sind häirib, et me ei ole korvpallurid, kui me seda saadet teeme? Vaata, et nüüd ei väärata. Ei, aga selles mõttes, et ma tean, meil on kommenteeritud seda, et aga te ei ole korvpallurid. Aga me oleme seda algust peale ise öelnud, et me ei ole mingid, kes kusjuures ei häiri. Ma arvan, mind häiriks siis, kui te räägiksite Eesti korvpallist. Siis häiriks rohkem. Üks küsimus. Kui me ei ole korvpallurid, siis kas mina olen korvpallur? Sina, Erki, oled kõike muud kui korvpallur. Võrdselt korvpalliga. Sina oled jah, eriline elukunstnik. No kurat. No kunstnik oled, Erki, ikkagi. Kuule, kui tol ajal oleks meedia sama olnud, siis 5 meistriliga esimese keskmisega, come on, võtke, vaadake, võtke välja. Erki on võimuselt Len Bias, ta on kadunud talent. Ei, talenti ei olnud 0. Okei, lähme edasi. Eelmine saade oli meil, eelmine nädal oli, kus oli see what if küsimus, Erki on see what if. Nii, mina küsin selle, et nüüd sa oled ikkagi ümber natuke poole silmaga, ühe silmaga jälgid, mitte iga hommik, aga ikkagi sa vaatad ikkagi üle. No kas sulle tundub ka, et NBA nüüd muutunud noorte kõvade eurooplaste tulekuga nüüd natukene rahvusvahelisemaks, natuke euroopalikumaks või tegelikult on see ikkagi sama Ameerika, lihtsalt nüüd on Euroopa mehed võtnud üle Ameerika kombed, et ei ole seal mingisugust vahet? Pigem see teine variant jah, et ei ole küll, et euroopalikumaks läinud lihtsalt, Euroopa on lihtsalt nagu, ma ei tea, see väide ka, ma ei tea, kes ütles, et kaitse läks sellepärast halvemaks, et kui eurooplased tulid. Gilbert Arena. Ma ei tea, see oli bullshit. Kuskil käis mingi asi läbi, siis mõtlesin küll, et mis asja sa nüüd ajad? Mis asja sa paugutad? No ta püsse paugutab. Mõtlesin küll, et täiesti uskumatu. Aga minul on küsimus, et kui sa nüüd näed neid uue generatsiooni pikk tavalised Euroopa mehed, aga on ka mõned Ameerika mehed, me räägime siin türklasest Alperen Şengünist, Mbanyamast, Jokicist, isegi mingil määral ka teised siin, kes siin on. Kas on kade ka, et need pikad mehed saavad mängida nii vabalt ja nii põhimõtteliselt tehku, mis tahavad, kui on oskusi olemas, siis söödku, olgu mängujuht, vahet pole, et põhimõtteliselt küll. Ole kade või? Kusjuures mina ütlen ühte asja, et Reinar Rallik, kurat, ta sündis valesse riiki. Ja valesse ajastusse. Valesse ajastusse ja valesse riiki. No vaata nüüd Jokicit ja Allikut, täpselt üks, tegelikult on. Eesti Jokic. Okei, kuule, mul on... Ise polnud sellise kaarega ei ole. Seda küll, aga käsi oli olemas. Ja Eestis on madalad laed ka. Mul on selle podcast osa pealkiri, Reinar Allik on Jokic. Eesti Jokic. Ja Reinari vise on palju ilusam kui Jokic vise. Aga kas... see Reinar Allik tõmbas mul praegu vaiba alt ära. Selles mõttes, et kui sa nüüd rääkisid meil, et sa seda ESPN-i, seda portaalist ja nii edasi vaatad, kui play-off nüüd algab, siis läheb nagu ka vaatamine telekasse üle või? Või play-in õigupoolest, kus need elu- ja surmamängud on nii-öelda? Äkki jah, neid vaatan ja siis pigem vaatan sukseid, kui hakkad nagu Lääne-Ida need finaalid, nagu esimese teise ringe, neid niimoodi ei jälgi väga, aga kui finaalid hakkavad, siis ikka läheb rohkem jälgimiseks. Kas sul on ka meeskond, keda sa oled nagu läbi aastate fännanud, et ma sellele hoian pöialt ja see on minu tiim või? Jah, aastast 2001 või? Meil on see Anna Tohver oli seal TV1 ja kas oli Lakers Sixers või? 2001 jah. Ja Sixers või? Lakers või? Ilmselgelt. Okay. Ja ei ole, pole ühtegi aastat kuskile Warriorsi vagunisse hüpanud. No, sa oled aus fänn. Ma selles suhtes, ma ei ole praegu õnnelik. Ma ütlen ausalt, mulle meeldi, et Lebron seal on. Okei, ma tahtsin küsida selle pärast, et mulle ei meeldi. Kuidas sa selle vastu võtsid, kui Lebron teatas, et võtab oma talendid viib Hollywoodi? Ei meeldinud üldsegi, päris ausalt. Aga siis, kui Lebron tõi tiitli, mis siis arvasid?
tegelikult ta tõi ju tiitli. Ei, seda küll, aga see oli ka siuke... siuke natuke mõh nagu ma ei oska öelda. Kes oleks võinud selle identiteediga, seal on vaata ikkagi peaks olema ehitatud nagu staar või ma ei tea, mingi Deontay Murray oleks pidanud sinna sattuma või kes võiks siuke mees olla, kes nagu klapiks siukse Lakersi energiaga? Kes klapiks Hollywoodiga? Austin Reeves, ma ei tea, ei ole ka pigem, vist on mingi väikse, aga sinna ilmselt siis peaks olema nagu mingi... No Lakersi ju mure on see, et pärast Kobe't nad ei ole suutnud kasvatada mitte ühtegi nagu päris sukest nagu noort oma mees, kes oleks nagu kommuuni liider, et nad proovisid D'Angelo Russelliga, nad proovisid selle Julius Randalliga, nad proovisid teiste meestega ka. Aga... parim mees, kes tegelikult vahepeal oli Bynum tegelikult, kes oli LA oma mees. Aga Rain, on sul kahju ka, et Lakers on ikkagi Ingram, Randall, Clarkson, Paul, et neil on tegelikult üsna head toorikud olnud. Lonzo Ball. No ma ütlesin... No mina küsin selle üle, et kas siin tahab nagu see nüüd see Lakersi nagu praegune käekäik, mis sa üldse arvad, mis sa näed nagu Lakersi tänavuse aasta potentsiaali, kas sa näed neid lääne finaalis, kas sa näed neid kaugemal? Tead, ma ei usu, et lääne finaalil on... Eelmine aasta uskusid või? Nad olid ka play-inist. Seda küll, jah, seda küll. Eks nad on ohtlikud ikka, no nii kaua kui vastas on LeBron James, siis sa ei julge panustada. Pluss sel aastal vaata, kui palju parem on Anthony Davis tegelikult. Jah, aga... Ma tahtsin küsida, mis on su suhe Anthony Davisega? Ma saan aru, see Bronni teema on Bronni teema, aga kas Davis kaldub ka sinna Bronni seltskonda või... Pigem jah, siuke ka, et ei ole mingi... Ma ei ütle, et mulle ei meeldi LeBroni mäng või midagi sellist, ma ei ütle seda ma ei ütle, aga lihtsalt kuidagi selle Lakersi identiteediga kuidagi ei ole siuke natuke siuke... kuidagi ei lähe kokku see pilt, nii on suurelt. Noh, samas on jälle see, et Shaq ka ju toodi nii öelda, et seal on sama vibe tegelikult. Jah, seda küll. Pau Gasol toodi üle Memphisest. Jah, seda küll, eks vaatame, ma räägin, võib-olla 5 aasta pärast ma räägin teist juttu. Võib-olla ütlengi, et Anthony Davis ja LeBron James vägev. Aga seal ikkagi see, ma mõtlen see toomise aspekt, et ikkagi, et vaata, siis tuli see Kobe aeg, Kobe oli selgelt, ta oli ju nii kuidas ta toodi sinna, see oli juba eraldi lugu ju, vaata, et 16-ndana valiti, ainult Jerry West teadis 13, Jerry West ainsana teadis, et sellest vennast tuleb siukene monster, eks ju, ja siis vist osadel treeningutele teda meelega ei lastud või öeldi, et ära mine sinna. No kuule, Clippers tahtis teda ka natukene. Kui vaadata nagu seda, et need, Otto nimetas ka neid nimesid, Ingram, Russell, Paul ja nii edasi, siis Lakers on nii-öelda family business ja tal on nii-öelda see võidukohustus justkui ja see surve tegelikult nendele mängijatele on seal kindlasti suurem kui teistes võistkondades. Kas sa arvad, et see tegelikult, kui vaadata, mis nendest mängijatest pärast on saanud, eks ole, nad on kõik väga head. Peale Russelli. Siis, kusjuures ainult Netsis oli vist hea siiani. Ja kas selline asi võib hävitada noore mängija karjääri tegelikult, et ta satub nagu sellisesse võistkonda? Sellisesse linna. Sa oled ikka niimoodi rambi valguses, et see võib päris jõhker olla. Ma isegi kujuta ettegi, mis pressuri see pannakse peale kohe. Mäletame Odomit. See on nagu julmna. See hakkama saada sellega, pead ikka väga kõva endale. Mul on küsimus, kas sa oled kade ka, et nagu natukene Clippersi peale, et nemad olid siuke alati nagu Lakersi väike vend, olid alati selline Lakersi varjus, mitte ühtegi saavutust üle, tegelikult ei ole siiamaani, olgem ausad. Aga nad said endale uue omaniku ja tundub, et nagu neile tegelikult nagu mingis mõttes lähevad asjad ülesmäge või see ei ole üldse kade nende peale või täiesti suva neist? Nad on ikkagi tähtsusetud. Eks nad on, kui sa Lakers on nii südames, siis ilmselgelt Clippersit sa vihkad, nii peab olema ikkagi, siin midagi teha ei saa. Miks sa vihkad väike venda, kes keldris elab nagu? Ma ei tea, ma lihtsalt nagu käib vastu lihtsalt. Et kas sa nutsid sel päeval ka, kui Doc Rivers kinga sai või? Ei nutnud. Just ta oleks pidanud jääma sinna ei võidavad. Ma nutsin siis, kui ma nägin Doci videot, kuidas ta nuttis, kui Kobe läks, siis ma nutsin. Kuule, aga kes praegus Lakersis su lemmikud on siis? Hachimura. Ei, Hachimura. Vanderbilt või kes sul seal on seal? Ma räägingi, et mulle nagu, ma ei nagu dislike'i LeBroni näiteks või midagi, et LeBron on muidugi see, mis korraldab praegu, see on nagu ebareaalne meie arust. Ma ei tea, sukust asja, ma ei tea. No laboris kasvatatud mees. No täiesti ebareaalne on see lihtsalt, et seda greatnessi vaadata ikkagi, et
mõelge, et varsti need kõik vennad ei lõpetavad ära, mis siis üldse, mis siis jääb Luka. No täpselt. Luka, Vembi ja Jokic. Kiire vahelpaiga, läks ju Oskar Schmidt. See nagu nii jõhker, kui tuleb see ära kukkumine, kõik need vanemad staarid lähevad, et see päris huvitav aeg olema. Kaks asja, et vaata Oskar Schmidtist läks mööda, eks ju nüüd, et see on siis enam-vähem, kes mängis 29 aastat Brasiilias ja igal pool, vist oli mujal ka, 50 000 punkti või midagi sinna lähedale, et sellest läks ka LeBron mööda NBA-s mängides. Et see on jõhker ja punkt 2, et kas sellest LeBroni longevity'st või see, et kuidas vend kestab, sellest tegelikult saab aru lõpuni ainult mees, kes on korvpalli mänginud. Sest et need, kuidas see sinu keha kulutab ja... Kuule, LeBron ütles oma naisele, et ta tuli üks päev koju, eks ole, naine vastas, et LeBron on kuidagi eriti väsinud ja siis ütlesin nagu, et kuule, kas on kõik hästi või? Siis LeBron ütles, et kujuta ette, et sa seda nagu rallit 20 aastat samade reffidega. Tal oli see... Ja palun hõõru mu jalgu. Ma pean selle tsitaadi paremaks teema. Kujuta ette, et sa ostsid 2003 Escalade'i ja ei vaheta selle kunagi reffe. Ja siis ütles naisele, et rub my feet. No. Aga ma tahtsin tulla tagasi oma selle eelmise küsimuse juurde, et mis sa arvad, milles surve nendele noortele mängijatele avaldub, et mõned tegelikult on ju seal ju vastupidiseid näiteid olnud, näiteks Kyle Kuzma tuli sellega ju väga hästi toime, mees, kellest ei oodatud mitte midagi, sama tegelikult on ju Austin Reevesi kohta, et kes mitte midagi ütlev vend, kes draftiti ja on ennast mänginud algviisikusse ja tegelikult superstardomi nii-öelda. Ja Kyle Kuzma, kes teeb hiigellepinguid juba küll mujal vahetusega, aga seal ta jälle kandis välja, eks ole, et mis see on nagu, mis see surve on, millega siis teatud tüübid nagu ei ole toime tulnud? Ma arvan, see oli siis, kui peale ikkagi, kui Kobe ära lõpetas, ma arvan siis, kui Kobe oli kõrval, siis oli pigem nagu suurem surve. Ma ei tea, kas nad ise endilt võtsid seda Kobe nagu survet või rambivalgus nii ja siis kõik see Mamba mentality ja värk ja särk, eks ju. Et ikkagi see nagu see võib päris jõhkralt noorele vennale ikkagi mõjudana, kui sa oled kohe otse siuksesse nüüd hakka tegema. Kas Tallinn mõjutas sind samamoodi? Ei, nii hull ei olnud mulle. Okei. Mul on küsimus selle kohta, et me ikkagi peaaegu iga inimese käest tuleb stuudiosse küsima, et mis sa arvad, mida võiks Euroopa NBA-st üle tuua ja vastupidi, mida võiks NBA Euroopast üle tuua? No seda 3 sekundi ala, seda reeglit vist ei saa, siis vist ameeriklased vaataski enam NBA-d vist või? Vaataks küll, ma arvan. Vaataks ikka, jah. Küll nad kohaneks. Küll nad kohaneks ära. Ma ei tea, minu eest see oleks äge, kui tuleks. Muuseas, paljud inimesed nii Euroopas kui NBA-s ei tea, et siuke erinevus üldse on. See on kõige haigem nagu, et seda on inimestele vaja nagu meelde tulla, et mängijad nagu toovad seda välja, et see tuleb alati, siis tuleb jälle jutus, kui on mingi olümpiamängud või MM või midagi sellist. Või mingi võrdlus ja teine asi ei teata, et platsi suurus on erinev, vaata, pikkus, laius, 3 kaugus, ta ei ole kusjuures pidevalt, vaata, et seal nurgast on ju võrreldav see 3, aga sealt on kaugemal, eks ju, et neid nüansse teatakse üllatavalt vähe. Aga mida võiks Euroopa NBA-st nagu üle tuua, mis võiks tulla NBA-st tegelikult, miks mitte Euroligasse või Eurocupi üle kas või? Eks tänapäeval vist on üsna kurss seal, et tahetakse mängu kiiremaks ajada. Siis võiks öelda, et miks mitte see ACB see reegel, see Audi reegel, vaata. Et seda nagu praktiseerida. Siis võib päris nagu... ma ei tea, mis need on, 2,5-3 tundi või palju need NBA mängud, äkki läheks kiiremaks natuke. Seda valu tunneb kommenteeri kõige rohkem, kuidas seal nende time-outidega vägistatakse. Ma kujutan ette seal mingi lihtsalt... Time-out NBA-s on 2,5 minutit. Eriti kui iga mäng on ka veel, sa oledki seal lihtsalt... Ja nad võtavad need kõik ära. Ja tundub, et... Isegi pakiga. Kontoris vist midagi nüüd on nagu aru saadud, et tegelikult see... Nad lõpuks Silver vaatab neid reitinguid ja neid numbreid. Jaa, need on vist ei ole kõige paremad. See ei mõju hästi, kui sa lõputult selle time out ja siis see, et vend saab palli kätte, kuhugi pole anda, võtab ise time out'i, vaata, et need olukorrad. Aga Rain, ma läheks nüüd natuke isiklikumaks, et Henry Trell nüüd tegi oma NBA debüüd ära. Kas tohib, enne kui sa isiklikuks lähed, et ma küsin jätkuküsimuse selle Tallinna, et kuidas suurlinna, et kas Raini Tallinna, et kas räägi nüüd, et kas sa ei Audente see juusturuumi aknast ei käinud sisse välja, nagu siin vanemad
ei ole käinud. Ma käisin Pakase Kajupanga toast. Okei. Aga jah, mina tahan küsida... Siit nüüd vanem kolleeg andiski vihje, et ei ole vaja minna, eriti kui sa oled õpilaskodu vanem, ei ole vaja minna kellegi toast, et juusturuum on kõige kindlam, sest et seal kõigi riided kuivavad, sealt tuled, vihmaverein peab ainult vastu pidama, kogu lugu. Aga nüüd Liisi. Mul on 2 küsimust, et kas nüüd üldse mingi rõõm peale lakoonilise rõõmu tunde valdas, kui Trell tegi oma debüüdi NBA-s pärast 25 aastat pausi pärast mürkat. Ja teine küsimus on see, et sina küllap oled näinud trennides igasugu Eesti noori mängijad, et kes neist oleks võinud Trelli eeskujul või nagu Trelli moodi minna juba 15 aastat välismaale, seal saada kogemusi, oskusi, asju juurde ja teha sama, mis Trell tegi, minna G-liigasse ja sealt kaudu hakata pushima ülespoole, et kas meil on mõni niisugune poiss jättis selle võimaluse kasutamata äkki või? Kõigepealt Trelli küsimus. Ja kõigepealt Trelli küsimus. Trelli küsimus muidugi. Mul on temaga nagu siuke teistmoodi suhe ka, ütleme, pikalt äkki rääkima, aga lihtsalt me suhtleme nagu üsna palju. Oleme suhelnud nagu ja mul on nagu, mina isegi olin see vend, kes ütles, et 3-4 aastat tagasi kuskil Betsafe'is NBA, mis asja, kes sa oled, mis kuradi NBA, aga pani suu nii kinni, et ma olin nagu üliõnnelik, et ta ikkagi selle võimaluse sai ja ikkagi ära ootas oma aja ikkagi aga kes nüüd nagu tegemata see on need what if'i lood nii. What if, okei, ta ei ole kõige noorem enam, aga ma ei tea, see Veesaar kuidagi valesse kohta sattunud äkki või ma ei oska öelda kuidagi. Tal on vigastused ka olnud, eks ole? No seda küll jah, et äkki seal, kus ta oli Real Madridi taustas just. See stardipukk ju super hea tegelikult. Selles suhtes küll jah. Aga kas näiteks Maik oleks võinud pärast ülikooli korvpalli jääda G-liigasse või on see nagu veel nagu mehi olnud, kes Kivinukk, mis iganes, mingid mehed, kellel oli hea visepikkus oli olemas, kes justkui võinuks tegelikult anda katse? Maik jah, oleks võinud tegelikult proovida küll seda teed minna, aga ju tal siis, ma ei tea, võttes kindlama tee või sellise. Talle see USA värk vist nii ei sümpatiseeri. Ma arvan, ta on okei, ta on väga rahul ka praegu sellest, tasu on ikka korralik ja mis ta teenib praegu, et Aga kas oli mingi, ma ei tea, sinu vanuseklassis või kuskil mujal vanuseklassis mingi noor tagamängija, kes oleks võinud juba varakult minna Ameerikasse, saada seal natuke Ameerika stiili omasemaks ja siis mine tea, mis me räägiks, kas või Joosep Pokla või meil on siin olnud ürgtalente küll, kellel on ju kõvasti annetanud, aga lihtsalt on jäänud Eestisse. Kehalise talendi pealt näiteks kangur, noor kangur. Noor kangur, just nimelt. Ja me tegelikult enne korraks rääkisime, Viljar Veskist rääkisime, et tema läks ka hilja läks Hispaaniasse. Tema oli ju see, et trennis oli NBA drafti vend, täiesti ebarään. See oli nagu, tal oli siin kõik. Sest et see, mis ta trennis vaatasid, et ahetasid. Mänguks läks kohe. Muuseas 86 Balti matšil Piedrins Viljar sai väga ilusti hakkama. Oota, kui me räägime, mul on ka 2 küsimust, aga ma alustan ühega ja teine tuleb nagu jätkuks. Et sina oled mängija olnud, ilmselgelt, kui me kuulame näiteks noori lapsi trennis, eks ole, siis kõik on mingid NBA, neile meeldib, mis iganes, Steph Curry meeldib kõigile. Ja õudust Morant. Meil oli see Kobe see sokiga, nüüd on Curry. Curry on Kobe. Et kui palju sa näiteks oma põlvkonna korvpallurite seas nägid seda, et NBA fännid on nagu? Või sa olid nagu üksik seal kirjutaja Raptorsisse, et... Kusjuures seda ma tegin küll ainult. Aga tegelikult ma kirjutasin ikka kõikidele NBA klubidele, aga lihtsalt Raptors oli see, miks mul meelde jäid, tema saatis kogu aeg tagasi, aga ma teiste klubidele sain ka ikka, ma hoidsin, mul kõik märkmikud asjad ja kõik hoidsin. Sa pead mingi muuseumi tegema. Aga kui palju sa nägid enda ümber seda, et näiteks meie liiga mingisugused kossuvennad olid fännid? Jälgisid näiteks? Eks või jälgivad siiani? Ma mäletan Venega sa rääkisid just näiteks Tarbas, kui ma olin 2010, eks ju, siis meil oli Reineriga oli taas see, et hommikul oli trenn ära ja siis me elasime kõik nagu ühes kortermajas ja siis me seisusi ei vaadanud, siis panime selle NBA
TV või selle panime peale ja siis igast mängust mingi 5 mintsi enam lõppu panime nagu peale, et vaatasime niimoodi mängu lõpud nagu kõik. Eks Reinarile meeldib? Jaa, Reinarile meeldis küll jah, selles suhtes. Aga Torbekile? Sinu kapile? Torbek vist väga ei ole NBA mees, mulle tundub millegi pärast risk. Pigem on ikka euromees. Kui see teine pool küsimusest oli eeldusega, et keegi ikkagi nagu jälgib asja, eks? Siis on see küsimus, et kui meil Allan käis siin, no mitu korda on käinud sealt Kraamo mees, et siis on tema käest küsinud seda, et kui nagu fännatakse neid NBA mängijaid, neid suuri legende, näiteks Kobe, eks ole, siis tulid tööloomad kõik. Nagu see oli ainuke, ta elas ja hingas ainult korvpalli. Et ei mingid kuradi ööbaare, mitte mingid süksid jutte, lihtsalt raju töö selle nimel, et üks siht ainult sõrmust sõrme NBA, eks ole. Et miks nagu lihtsalt mängijad fännavad nagu fännamise mõttes, aga miks nad ei võta seda siis mentaalsust, mama mentaalit jutt kõik, aga see on ainult jutt millegi pärast. Elada on ka vaja, kurat. Aga seal ongi see, et kui sa näed nagu mingit ürgtalenti ja siis sa mõtled, et nagu nüüd tööta, sest et sa võid olla ükskõik kui suur talent, aga ilma tööta sa sinna ei jõua, eks. Ma arvan, et Trell on näidanud seda ka oma teekonna jooksul praegu, et kannatada tuleb, lihtsalt kannatada. No 2010 oli Eesti meistriliiga veel ikkagi selline, et sa peadki kannatama, et kas või sinna meistriliigasse saada, mitte võistkondi 6, see on suur vahe, kas sul on 6 või 10 võistkonda liigas. Aga oli nagu sul karjääri jooksul võimalik näha ka sellised mängid, kes andsidki nagu rajult hagu, et töö, ja sa nägid, et see vend, see liikus ära teise kohta ja edasi nagu. Mitte NBA-sse, aga kes nagu näitas eeskujuga ette, et... No Rain nägigi kõrvad Siim, ma arvan, pea näide on veel Kangur, nagu kes reaalselt nagu, kuidas ta, ma ei tea, kui ta oli, mis ta 37, kui ta Graamos mängis, või 38, mis ta oli, tund aega varem tuli trenni ja tegi oma asju ja niimoodi tegi aastaid enne seda, tegi kogu aeg. No kas või, kuidas Priit Venedal viske paika pani, vist viskasidki, sadu viskeid viskasid peale trenni nagu. Et see on vist kõige töökam vend. Kas sa, Rain, nõustud minuga, et pühendumus peab niikuinii olema, ükskõik mis... Seda muidugi, aga see lihtsalt see ekstra samm, võin öelda, et Kangur tuli näiteks tund aega varem trenni, eks ju, samal ajal see oli mingi 4-5 aastat tagasi, Jõesaar tuli mingi 10 mintsi enne, siuke näide nagu. Tolle aja hetkel. Too hetkel nagu. No, aga täna pidi samamoodi olema, et kui on see koondise suvelaager, siis Kotsar patsutab ammu juba õues ja toimetab, kui teised nagu... Ma olen enam kui kindel, et Jõesaar patsutab ka nüüd juba õndajaga varem. Sõssi on ka nagu vanemaks saanud ja ta on nagu ikkagi targemaks saanud. Aga ma lihtsalt tean ühte nagu Eesti korvpalluri lugu tänast mängijat ja nii edasi, kes mängis ühes USA ülikoolis, eks ole, kus tuli... nagu NBA mängija, undrafted ja ta jõudis sinna, ühtegi kehalist eeldust ei ole. Fred Van Vlietist räägin. Ja see oli see, et mis siis vahe oli, küsiti ka selle Eesti korral. Ta hommiku kell 5 käis juba põmmutamas nagu 1000 peale. Sa ei saa öelda, et ühtegi eeldustega ainest ei olnud, muidu ta ei oleks sinna saanud, kui ta ikka mitte... Ja, aga ta nägi roppu vaeva. Kui sa lähed hommiku kell 5, on iga päev sul äratus, sa käid põmmutad 1000 peale, eks ole, siis ja teine asi, et mida see vend oli kogu aeg korrutanud, mina sinna enam tagasi ei lähe, kust ma pärit olen. Et see on nii õudne piirkond ja mina ei lähe. See ongi see mentaliteet, vaata, meil on ikkagi heaolu. Jaa, aga miks on niimoodi, et sa näed seda venda ja sul kõrvalt öeldakse, et see on NBA, aine. Ja sa paned hommiku kella 8 ja sul on antud Jumala poolt nagu pikkus, laius... Sul ongi antud, sa enam vähem elad ära, sul on normaalne... See ongi kuidagi siuke nagu... Kas sul siis võitja nagu seda... See ongi kõik enamus, see natuke labaseks läheb, kui nad seal igas MVP jälle räägivad, et kuidas nad, ma ei tea, kus nad kõik pärit on ja niimoodi, eks ju. Okei, aga see ongi nagu kõva, ma kuutan ette, et see neile see motivatsioon. Meil ongi liiga heaolu ühiskond, me elame...
Meil on liiga rahulik. Elame mugavalt, elame liiga hästi, ütleme niimoodi. Meil on rahulik, püss ei paugu akna taga, eks ole, et sa ei ela kogu oma nooruspõlve põrandal pikali olla. Kuule, Steph Curryl ka ei paukunud püss akna taga, tal lihtsalt isa, kes kogu aeg sundis, et nüüd te visketrenni, nüüd te visketrenni. Kui palju venega võib meil olla ka samamoodi, et isa hoidis nagu igasuguse jama ära või? Muidugi. Kuule, aga mul on küsimus, et kas sina mängid väga paljude Eesti meistriliiga mängitega ühes koos, et natukene sa vihjasid seda enne, aga mis on üldse laiemalt Eesti profimängijate suhtumine NBA-sse sinu hinnangul, et kas sa nagu tajud, et kas on ikkagi seda, et nagu natuke nagu Gert Kullamäe eeskujul on siuke, et ma ei tea, mis seal tehakse või on Kullamäe ikkagi üksik hunt preerias? Sõbrale ju meeldib. Jah, nüüd on fänn. No kuule, ega Rannule ka on täitsa okei. Rannule ka vaatab, jah. Kes ei vaataks? Ikka vaataks. Muidugi. See muidugi, see rumal, see mingi, et umbes, et Euroliiga on, NBA on mõttetu ja Euroliiga on nagu lagi, eks. Mõlemal on oma koht. Mis asja, see on, miks... See on see, et ma sõidan Citrooniga ja mul ma ei tea, Pemmid ei meeldi. Ma vaatangi Euroliigat rohkem, miks ma ei ütle, et NBA on pask. Ma ei ütle, ma olen Otto ka, vaat tema on NBA-ga rohkem kursis, ta ütleb, et Euroliiga on pask. Selles suhtes kõigil omana. Et aga ei, üks ikka on meil seda NBA värki ikka. Kurat, korvpall on nii lahe mäng, et seda võib isegi kuradi lihavõtete ajal lahtis käia väiksed lapsi vaatamas. Ja lähme edasi. Kusjuures siin oli lihtsalt mul tervitused ja vabandused siinkohal Viimsi korvpalliklubile ja Sokut korvpalliklubile ja siis Kalev Nordile. Erki. Aga oli tore. Ei, lihtsalt see NBA-d, kuidas vaadata, et sul on põhijooajal on üks režiim ja play-offi ajal on teine režiim. Et ei ole vaja seda, et umbes, et see ei ole üldse vaja, see on teine asi, vaata. Aga samas, kuule, tegelikult, ma ütlen nagu enamik mänge, aga Euroliigas on küllalt mänge, kus nagu tegelikult ei ole mingisugust põnevust, kui Alba ja Asvel läheb kokku Madridi Realiga. Sa ei saa öelda, et see on põnevam kuidagi tegelikult, kui päriselt mingi Hornets Celtics. Tegelikult see on sama vähe põnev. Just, ja seal on teine asi ka, mida, vaata, Euroliigas seda meedia asja, väga vähe, vaata. Seda võib-olla ongi seda, et NBA neid mänge on lihtsalt nii palju. Just, palju. Sellepärast nad jäävadki nagu nii-öelda. Euroliiga on sul mingi üks päev või vahepeal topeltvoor, aga midagi, jah. See rõhub, eks ju, ja teine asi, et seal on see, näiteks, et USAs on see NFL või see Ameerika jalka, sellel on oluliselt vähem mänge, nagu see 32 on ja iga mängul on ka metsik, eks ju, see väärtus, aga teine asi, et mida ma ei ole kuulnud kunagi, et julgeks Euroopas ükski vend rääkida, aga NBA-s on neid hulgima olnud ja ma ei usu elu sees, et see on nii, et on seal nii ja siin naa, on, et NBA-s on suur hulk vendasi, kes, kui nad teaks, nad teeks midagi muud, kui nad saaks sama plekki teenida, aga nad mängivad seda kossu, kurat, see tuleb nii hästi neil välja ja selle eest tuleb talle 30 milli. Ja sama asi, ma arvan, tegelikult, mitte nii palju võib-olla, sest mängijad ongi vähem, aga Euroliigas võib ka vendasi olla vabalt, kes teeks võib-olla midagi muud, võib-olla ei meeldigi olla kogu aeg, vaata bussis ja lennukis ja trenn ja siis treener karjub su peale ja ma ei tea, kogu aeg on mingi asi ja oled selles vurris sees, aga see asi tal tuleb nii hästi välja. Ja teine vend võib-olla mentaliteedi poolt oleks parem, aga tal ei ole kehalise võimekus ja ta ei suuda nii hästi vaata. Ma olen üsna veendunud ka, et paljud, kes ütlevad, et vaata, et nad on silmakirjalikud ja kui ikka play-offid, 7., 6. mängud, siis nad tegelikult vaatavad, need on nagu umbes sama nagu kuradi ameeriklased, et ma välistan Trumpi, aga tegelikult siis, kui valimiseks läheb, siis ikka tõmbad linnukese sinna. Nii, ma tooks tagasi trelli juurde. Mis peaks juhtuma, meil oleks rohkem Henri trelle? Neid noore, kes julgeks võtta riski ja minna keeligasse tuuritama vähemalt 2-3 aastaks, et saada seal kogemusi, minutit võidelda välja ja tulla tagasi paremat 1-1 oskustega näiteks. Isegi kui NBAs ei saa, siis tuled tagasi ikkagi. Näiteks üks, mis nagu, kas teate või ei tea, aga näiteks Trell on üks väheseid, kes suvel teebki nagu individuaalset tööd selle arvata võib, jah? Parkonini käel. Et suvel lasevad, et selliseid asju võiks tegelikult, oleks aeg juba, et nagu Eestisse jõuaks ka rohkem neid. Korvpallikodu on tegelikult ju tehtud meil selle jaoks ju. See ei ole see on ikkagi nagu... Seal on kõik koos. Jaa, aga lihtsalt siuke nagu täpselt nagu see sama ju see tegi ennem Parkonini oli see Sixten Domingas. Tegi ka neid niimoodi trenni, et sul on mingi
kui sul on 2-3 venda, siis sa saad rohkem keskenduda nende peale. Korvpalli kodus ongi seal, palju seal läbi paneb. Suvel on 24 vähemalt. 25 ja 30 venda matsi on seal, sa ei saa midagi, sa ei hakka seda. Individuaalne. Sa ei hakka kedagi arendama seal niimoodi individuaalselt selles suhtes, et just selliseid laagrid ja selliseid asju võiks nagu Eestis olla rohkem nagu, et reaalselt, et inimene ongi nõus, et treener tuleb, et sa mingi, ma ei tea, mingi summa maksad ja reaalselt sa treenib sind ja Fraier on ka teinud neid minu arust. Fraier on ka teinud, jah. Ja teeb siia minu arust nagu mingi individuaalne teatud skillid, mis ette ja Reili Ross ka vist midagi. Et seda võiks nagu rohkem olla selles suhtes nagu, et rohkem võiks huviga olla nagu. Okei, ja kes seda välja, kus see peaks tulema nagu, kas see peaks tulema Korvpalliliidu poolt või? No pigem Korvpalliliit peaks siin kuidagi mõtlema mingi värgi välja, nagu. Kõik taandub raha peale. Seda ka, jah. No siis ühesõnaga Korvpalliliit peaks võtma 1-2 individuaal, täpselt Markole Toomingule siis võtmagi nad, et need mängijad saavad teha näiteks 5-päevase tsükli suve jooksul nende treenerite käel. Siis saaksid ka need tegelikult kõik need see on nagu stipendium. 20 ei jõua, aga jõuab näiteks 7-8 mängijaga suve jooksul tegeleda. Aga ma küsin kohe vahel, et kõrvalt näinuna seda, et sina, eks ole, et mis siis lätlased vahepeal nii palju õigemini tegid kui meie, et neil on Euroliiga on paksult mehi täis ja NBA-s on mehed ja Lätiga on lihtne lugu, üks circa 5-6 aastat tagasi vist või oli rohkem, ütleme mingi 16 aastat tagasi nad klubid tegid kokkuleppe omavahel. Et ärme nüüd toome neid lambiseid Reelis Ross nagu meil vaatan, igas satsis on 5. Ei sõima Reelis Ross. Seal ikkagi pandi niimoodi, okei, VEF oli VTB-s, tema oli nagu teistmoodi, aga teistes satsides 1, maks 2 välismaalast panustame omade meeste peale. Ja see, mis nad tegid, ütleme 7-8 aastat tagasi, see otsus, see alles nüüd hakkab nagu viljaga, andma midagi vastu selles suhtes. Zagarsid ja mehed, kes seal tulevad, eks ju. Jah, aga samas on ka näiteks Läti ülikool nagu nii-öelda tootmistehas, et kus teised siis nagu õigel ajal tühjaks rööbivad, eks. Et tegelikult meil sellist tehas tänaseks päevaks veel ei ole nagu, et omad mingid noorte trennide poisid on, aga ikkagi see on, nagu sa ütlesid, meil on 5 mingit venda. No me ei pidanuks olema Audentes. No aga see on tegelikult andnud ikka mängijaid küll. Kas me oleme nüüd Andres Sõbraga nagu samas paadis, et 2? Ta võiks olla mitte Audentes, mina näeksin sellel kujul Läti ülikool, kuna ma rääkisin ka manageriga, temal oli ka see mõte, on läbi käinud, aga TalTech, et niimoodi samamoodi teha, aga seal on hea fännikultuur. Seal on kuidagi see liiga ikkagi tulemusele orienteeritud, et Läti ülikoolis ei ole tegelikult. Me mängivad, ma olen nii palju seal käinud, lähed mõtled, siit tuleb lebo otsa. Esiliga mängu. No jõhkred vennad, vaata tõesti mingi suva jaanid, aga lihtsalt nii räigelt panevad ja möllavad nagu, et see on selles suhtes on see äge projekt küll, mis nad teinud on seal Lätis. Aga Lätis oli ka mingi aeg siis, kui üks konkreetne manager vist oli see, kes võttis nagu asja ette, kelle omad need Kurutsid, Bertansid. Kalnietis vist oli nimi. Et keegi, kes siis hakkas pushima ja vaatama, et nende tüüpidega on kõik korras ja nii edasi ja et nad teevad seda suvetööd ja kõike seda asja. Ja siis suutiski ju tegelikult, mingi hetk oli 5 lätlast korraga NBA-s. 6 oli isegi. 6 vist, jah? Patsesniks oli ka. Jaa, õige. Et see on uskumatu tulemus. Leedus ei ole ka kurat nii palju olnud. Mul oli näiteks tuli lugu meelde, et KP on muidugi oma. Kui ma selle Leedu selle vennaga tegin lepingu agendiga, siis kutsuti või viidi mind Kaunasesse ja eratrenni. Mäletan seda. Mis asi ta oli? Kas ta oli ju seal? Barcelonas. Darius Timavitsusa äkki või? Barça seal Leedu satsis oli ka koondises. Ja oligi see vend ja siis oli üks teine jõusaali vend ja olingi mingi 3-4 kuud elasin hotellis ja hommikul oli temaga pallitrenn ja üks mingi keha oli veel juurde toodud nii-öelda pikk. Fookusarendus.
ja lasigi seal niimoodi. Aga tundub, et Lätis tehakse asju paremini kui Leedus, seepärast, kui ma vaatan, mis Leedu korvpallist on saanud, siis olgem ausad, kui Valanciunase sugune ürgtalent välja jätta, siis pole ju Leedus pikka aega kedagi nagu tulnud NBA-sse, kes püsima, et pigem ongi Ameerika taustaga leedukad, et ongi Sabonis, eks ole, kes on tegelikult puhas USA produkt mingis mõttes, Puzelis, kes tuleb peale, kes on ka USA produkt, eks ole, ja ka sealt ongi USA... No samas Euroliiga on paksult täis, eks ole. Euroliigas on, jah. Ja tegelikult need on kõik... Seda küll, aga see Leedu, ütleme niimoodi, et see Läti on juba siin, juba, vaata kui varem oli ikkagi Leedu, Läti, Eesti, siis ikkagi nüüd on ikkagi Läti ja Leedu ikkagi niimoodi. No mina mäletan ikka Balti matse, kus on Leedu oli seal ja siis Lätil ikkagi tõmbasid kottina. No teine asi, Lätil oli praegu väga hea treener ka. Vähemalt meie aasta kõik tegi. Ja Luka Pantsi näol. Olen ka seda öelnud, et sellist venda tuleks siia Eestisse vaja. Mina ütlen selle välja. No meil on tegelikult Heiko Rannula, kes on kurat on hea. Ei no seda küll, aga ma just mõtlen praegu see, kes see praegu treener on. Sa oled mingi Andres Sõbra mingi... Ei, mul ei ole ta vastu midagi. Kas sa tulid Pärnust või Padarust või? Ma räägin sellise käekirjaga nagu Luka Panki nagu ikkagi, ta ikkagi ütleb, ja põhiline, ta ju ei juhi neid vendasi mitte hirmuga, absoluutselt, see on respektiga, kõik on respektiga. Aga head lapsed kasvavadki vitsata. Ei no, jaa, aga kaks näidati. Aga sul peabki olema treener vastu autoriteet. Absoluutselt. Jube raske on, ma võin igast näited seda tuua, näiteks, ma ei tea, ma siiamaani näiteks teietan Tiit Sokku. Ma ei julge sina öelda talle, kuigi parima sõbra isa ja ei aru saada. Et võiksin nagu sinatada, aga ikkagi teie, tere. Hea kodu on sul. Ongi, et aga mõnele treenerile lihtsalt vaatasid, et mis asja sa ajad. Aga kes sinu parim treener on olnud? Kelle käe all sa tundsid, et wow? See on klapi teema ka, eks ju? Klapi, ja kõige parem klapp. Tiit on kindlasti ka seal üleval ja kindlasti, pole midagi kaugelt otsida vaja, Priit Venena. Kuidagi temaga oli selline ka jällegi sõbra isa, vaata, meil oli jällegi nagu teistsugune suhe, meil ei olnud päris see treeneri ja mänge suhe. Et kuna ma olin varem ka nagu külas käinud neil ja grillinud ja mida iganes. Et siis oli kuidagi jällegi teistmoodi suhe, aga ja ma arvan, et Priit Vene on see. Ma küsin ka siis, et räägi siis särginumbri lugu ka ära. Tiino Ratša, kõigepealt mul venna hüüdnimi nagu võrkpallurite seas on Ratša, nagu setiga Ratša. Ja siis, kui ma olin Tarvas mängisin, siis müürseb Tiino ja mis kurat Tiino? Mis Tiino? No, oled ju Tiino Raja. Mul oli nagu, kes see on üldse? Ja siis guugeldasin Tiino Ratšat ja siis vaatasin, et see mingi Celtics mängi, vaatasin särgi number 40, korras. Ja sellest alates peale oli mul särgi number 40. No vaata, kui see on normaalne särgi saamislugu, mitte nagu see Jared Allen ütles, panin käe korvi ja võtsin 31. Mul on üks küsimus, sa oled mänginud ka päris palju koos igasugust ameeriklastega ikkagi, et kuidas need ameeriklased Eestisse tulevad, et sellest saaks oma raamatu kirjutada. Mis šokki nad ikkagi saavad siit? Oi, see on ikka igasugused lugusid. No nii, aga pane paar lugu. Kõige parem oleks neid lugusid kuulata ikkagi mingi managerid ja nende käest nagu näiteks Remo Holsveri käest kuulata neid lugusid, et no too üks lugu. No ma ei tea, kes see oli meil, kes see pikk oli meil 2011 seal? Anderson. Ei, mitte Anderson, see suur, Kevin Laid. Nii. Sellel vist mingi telekas midagi, ta see telekat käima vist või? Helistas öösele. Ja selleks oli öösel vaja Kostlale nagu kutsuda, et kuule, tule, pane mul telekas käima. Mingi siuksed täiesti nagu jaburad, nagu mingid, nagu sellest, et nad on ägedad vennad kõik olnud. Siiani nagu pole ühtegi sellist, eks on igast frukt olnud, Linehan tuleb esimesena meelde, et oli siuke omamoodi mees, ütleme niimoodi, aga muidu on ikka kõik enamasti on ikkagi normaalsed, kes on ikkagi ameeriksed, ikka saavad ikka asjadest aru ja niimoodi. Mis tegi Linehanist frukti? Vaata, ta oli siuke vend, kes ikkagi istus sellele nenadile Vuccinitsile niimoodi, tuli näiteks kella keeramine, tuleb tund aega hiljem trenni,
kella keeramine oli, no ma ei teadnud, vaata. Nagu, paneks siis nagu riidesse midagi, mees kots banaani välja, treener mitte midagi ütle, sööb rahulikult ja peaks kossu tegema venitama veel. noh, siis nagu mitte midagi öelnud, vaata siis. Aga me tegime talle, ta kunagi nagu väljas ei käinud, võistkonna üritustel nagu kunagi ta ei käinud, eks ju. See lõpupidu oli meil. Meil oli, Hiiu pubis oli lõpupidu. Oi, see on hea koht. Siis ma teiste nagu, ta oli ka mingi naisega seal, ütles, et kuule, ma tulen ka välja teiega, vaata, et umbes ma viin naise nagu koju ära, et vaata riid ära, et siis tulen siia tagasi, vaata. Ja, muidugi. Ta mootsame ta ära seal või. Panime välja. Kui palju neil Ameerika meestel Eesti naistega on selline... jaa. Südamevalum. Ei ole üldse ei ole. Ma saan aru, et see on selline tundlik teema vist natuke. Seal ma saan ainult ühe asja juurde öelda, et vaata väike linn, siis vaata... Ma mäletan kunagi... Mõned managerid nüüd tütardes maksnud. Sa saaksid ka mäletad äkki seda Gerde lugu või? Alusta. Kuidas üks tütar eristas talle, et kuule, et kus teie see mäng ja see Larry Dynast on umbes, et on see kuskil Õismäel. No väga hea. Neid võib olla. Kõrde, et läks musasse tagasi, koju läks ära. Mis ma teha saan? Et siin on ikka mängumehi käinud. Järelkasv on meil tulemas. Kerdele tervitused, sai 70 ja sai ka selle teenete märgi, nii et kõik väga hea. Mul on küsimus, Valgas oli mingi vahemik siin, kas sina mängisid veel või juba tähendab Valgas või ei? Oli üks väike must tagamees. Derek Winstonit mõtled? Mis asi? Ei, see üliväike. Üliväike, ülikiire. Kahe käega koha pealt hüpates pani pealt. Ja, ma olin. Ja see oli nagu... Ma olin tolle Rapla fänn ja ma käisin igal mängul ja sallid, täismäng, tolle aastal sai teise koha. 2014. See mäng... Tal oli need lühikesed püksid olid ka põhimõtteliselt üle põlve. Ja see vend oli nagu vist, tal on väikses näpus oli ka rohkem annet kui kogu ülejäänud sellel mansal, mis seal nagu koos teise vastasmeeskonnaga kokku nagu. Ja siis teil oli see röökiv lätlane oli tol ajal vist või? 7 segane, jah. See nagu ei andnud üldse asu vennale, et lase nüüd tal mängida, sest kui ta mängis oma mängu, siis järsku hakkas hästi minema, eks ole. Aga see ilmselgelt ei kuulunud mänguplaani, eks ole. Ja siis see röökis, see sai 6 infarkti seal ühe mängu jooksul, eks ole. Ja kogu aeg korjas välja, pani sisse, see täiesti arulaage liigutamine oli. Aga mis sest mehest edasi sai? Mul oli nagu see mõte, et... Kusjuures ma ei teagi. Sest et ta mängis jumala hästi ju. Ta läks mingi aeg, minu eest oli järgmine aeg, ta oli kuskil Valgevenes äkki. Mängis. Aga ta oli mingi kuskil Chicago jälle mingis kuskilt huudist ketos pärit vaata eest. Kuskil läksin poodi või midagi ees. Meindi auto sõidab mööda nagu. Mees on nagu hämmingus, vaata, mis asja? Mis asja, lihtsalt kõnnite edasi või? Meil seal huudist tuleb meindi autos täie pasagi jooksu kohe. Mõtlesin ei, et meil ei ole sellist asja. Mees oli jumal šokis omadega, mis mõttes, kõnnite edasi. Te ei kardagi meinti. Siis said aru, et okei, seal on vähe teine värk. Aga oli andekas ju. Oli küll, jah. Et ta pani ju kaugelt. Ta oli siga kiire, minu ma mäletan, 2 sekundiga pani, 2,5 sekundit mees pani ühes korvelt teise pani 2,5 sekundiga. Ma vaatasin seda ja mõtlesin, kuidas Valga endale seda lubada saab nagu. Aga siis ma nägin, kui see seal kõrval röökis, siis ma oli see, et võib-olla ei saa ka, et ma ei tea, et võib-olla lihtsalt on nagu tagatuba nii sassis, et sellised vendasid vaata, kes tagatuba sassi, neid saad odavalt kätte, eks ole, et võib-olla, aga ta tegelikult vist ei olnud selline, ta oli hästi vaikne tundus. Iga üks saab küsida ühe viimase küsimuse, et oleme alustame. Tund aega juba rääkida. Aga... Rain tuleb uuesti siis, kui play-offid läbi on. Oota, too need purgid välja, lähme edasi. Mina alustan nobedate vastuste vooruga 3 kiiret küsimus, 3 kiiret vastust. Sina saad 3 küsida meile. See on põhimõtteliselt üks sama. Nii, Westbrook või Durant? Durant. Siis Porzingis või Sabonis? Porzingis. Kumb Sabonis? Kumb Sabonis? No ikka noorem. Ja kumb on uus kapp, Doncic või Wembanyama? Doncic. Okei, nii, teiste kord.
Mina 3 küsida või? No kui sa tahad, kiired, kui sul on kiired küsimused. Okei, NBA meister sel aastal. Sellel aastal NBA meister või? Ma lähen Denveriga. That's tough. Pahvliga meister. Pahvliga on Eesti-Läti, ma ütlen. Eesti-Läti liiga, jah. Prometei. Eesti meister. Kraama. Mul ei ole küsimusi. Aitäh. Nii, Hendrik, aitäh, Riigikogu esimees. sa saad lõpetada, kui sa tahad. Ei, ma ei oska ka nagu midagi lisada, ega ma ütlen, et kas sa tuled tagasi, kui me kunagi kutsume. No kindlasti. Selle noodiga on hea siit lahku minna. Väga meeldiv oli siin siia saada. Kas sa sõitsid ainult selle pärast Pärnus siia või? No sest me oleme Eesti kapp NBA podcast. No aga sina oled ka kapp nüüd. Jah, olen muidugi. Nii, aitäh. Ja nüüd seda saadet peab nüüd Torbek vaatama. Ja. Kindlasti vaatama. Tervitused Martinile. Torbek, kui sa ei vaata, siis me ei kutsu sind siia. nii, aitäh, et kuulasite, aitäh, vaatasite, kirjutage meile 6viga@gmail.com, mis te sellisest saatest arvasite ja äkki me saame Ratsale mõned küsimused järgi saata pärast. Või kui ta uuesti tuleb, siis saame küsida neid. Ja on selge, et Boston võidab, siis sa saad vabandama. Ja siis meil on väike kokkulepe on, et kui ta siit pakis saab hea kaardi ja saab miljonäriks, siis ta annab teada. Ta ei varja. Ostab meile vett annan. 2 asja veel, tehke Kuulbetis panuseid, vaadake podcastrent.ee ja pange subscribe nuppu ka, siis on meil mõistlikum. No ja, siis saab äkki sponsorid juurde ja meil on vaja neid tegelikult. Just saab hooaeg läbi osta, aga teine asi on, et meil tuleb järgmine kord ka külaline või? Jaa, külaline tuleb. Ja ülejärgmine kord tuleb külaline. Jaa, meil on külalised. Ja siis tuleb üle-ülejärgmine kord tuleb jälle külaline või? Nii kaugele vist veel ei ole. Ei ole, mul tuleb järgmised 2 saadet, järjest tuleb üks sama külaline ju. Ühesõnaga, neid jutte arutame chatis edasi. Külalisi tuleb, olge kuulge ja tšau. Jaa, tšau, paka.